tere ja ma loodan, et olen kuulda ja slaidid on ka näha. Ja tänase loengu teema põhimõtteliselt on juhistiksüsteemid ja, ja natukene räägin ka rikkevoolu kaitsmest. Aga esimene teema on see, et mis asi on üldse juhistiksüsteem, et inimesed, kes iga päev elektriga kokku ei puutu, siis võib kergelt jääda selline nagu arusaamatu, mis asi see juhistiksüsteem iseenesest on. Ja kui me praegu seda slaidi vaatame, siis siin me näeme põhimõtteliselt ühte sellist alajaama trafot ja siis on meil siin veel mingid juhtmed, liin 1, liin 2, liin 3 ja siis on tähistusega N ja siis on PE või PEN-juhe, et mis asi see nüüd siis on, et mis see juhistiksüsteem iseenesest tähendab. Aga ütleme elektrisüsteemide puhul ülitähtis, ütleme niimoodi lihtsalt seletatud, et kuidas jõuab elekter meie hoonetesse alajaamast ja kuidas on siis ühendatud neutraal, kuidas on ühendatud maa ja kuidas on ühendatud kaitse. Nii et kõik need on iseenesest tähtsad. Ja praegu vaadatakse siin seda nõndanimetatud juhistiksüsteemi alajaama trafo poolt, kolmefaasiline trafo, mis annab meile 3 faasijuhet, liin 1, liin 2, liin 3, ühe neutraaljuhtme, siis kaitsemaandus PE juht ja PEN ehk neutraaljuhiga ühendatud kaitsejuht, kus on siis kõik, nii maandus kui kõik on kokku pandud. Aga see on praegu, kogu see pilt on alajaama poole pealt. Ja juhistiksüsteemide need tähised pähe põhinevad prantsuse keelest. I tähendab isoleeritud, T on siis terra ehk maa, N on neutraal, C on kombi ja S on eraldatud ja lisaks juhtide rahvusvahelised tähised tulevad jälle inglise keeles, kus L on siis pingestatud, N on neutraal, P on protection ja kaitse ja Earth on siis maa. Nii et neid moodustab siis selline tore sümbioos. Aga see on alajaama poole pealt. Arvestage sellega, et vahepeal on siis hulka kaabelliini ja siis jõuab see kogu see pool ilusti meile tarbijani. Ja seda nimetatakse tervikuna siis juhistiksüsteemideks. Ja kuidas need süsteemid on omavahel paika pandud, siis selleks on olemas juhistiksüsteemide liigid. Ma praegu võtan need juhistiksüsteemide liigid läbi selle põhimõttega, et osasid kindlasti praegu enam ei kasutata, osad on nõukogudeaegsed süsteemid, mida võib meil siin esineda, osad on lubatud, osad on keelatud ja nii edasi. Ja vaatame nad korraks läbi ja vaatame ka seda, missugust juhistiksüsteemi kasutatakse näiteks laevade peal. Nii et on olemas IT-süsteem, mis võiks segamini jääda, IT on infotehnoloogia, aga juhistiksüsteemidel tähendab ta siis maast isoleeritud süsteemi. Siis on DT-süsteem, DN-süsteem, DNC ja DNS. Ja nüüd me vaatame natukene lähemalt, kuidas need on seatud.
teejuhistik ehk IT-süsteem on elektrivõrgu selline juhistiksüsteem, mille ükski juht ei ole ühendatud maaga. Ei ole ühendatud maaga ja eraldustrahvo sekundaarmähised on maast isoleeritud. Siin pildi peal on ka üldiselt näha. Paremal pool on alajaama trahvo, siis vahepeal on kaitselüliti, kaitseautomaat ja siis need takistite tähistused on nagu oleks tarbija. Noh, ütleme, et kas siin tegemist on teisel pool mingi elektrimootori või mingi muu asjaga, aga ütleme, meie jaoks on see tarbija. Ja siis selle halli peenikese joonega on siin ümber tarbija on tavaliselt on niisugune korpus. Ja korpus, mis on siis eraldi maandatud. Seda IT-süsteemi kasutatakse töö olukorras, kus üksikrike ei tohiks kogu toitesüsteemi välja lülitada. Sellist süsteemi kasutatakse haiglates ja paljudel juhtudel see süsteem ei garanteeri nõnda nimetatud elektriohutust. Ja sellist süsteemi kasutatakse ka laevadel, mitte nüüd kõikidel, aga põhimõtteliselt just siin, kui näiteks tekiks mingisugune ühe faasi rike, siis kogu süsteem rivist välja ei lähe. Ta võib muutuda küll selles mõttes ohtlikuks, aga toide ei katke. No siin on ta kommentaarina on küll, et kasutatakse reeglina sõjalaevadel, aga selles mõttes ei ole vahet. Nii et jätke siis meelde, et teie puhul on kindlasti see, et sellist IT-süsteemi kasutatakse laevadel ja idee on selles, et kus näiteks mingisugune üksik isolatsioonirike ei tohiks veel põhjustada elektrivarustuse katkemist. Selge see, et mingisugune isolatsioonirike muudab elektrisüsteemi juba ohtlikuks. Aga teatud situatsioonis olgu ennem ohtlikum süsteem, kui me jääme ilma elektrivooluta, et võib juhtuda, et laev kaotab juhitavuse ja seda me üritame mitte lasta. Nii, järgmine juhistiksüsteem on TT-juhistik ehk Terra, kus siis puudub eraldi küll selline kaitsejuht, siis siin on selliseid süsteeme, seda TT-süsteemi kasutatakse üpris tihti päikeseparkide juures, kus siis alajaamade süsteemi eraldatuna hoidmine nõuab hästi korrektselt projekteeritud ja paigaldatud elektrisüsteemi, kuhu siis tavainimene ligi ei pääse. Näiteks siin on nagu see moment, et kui faasijuhis tekib lühis, siis Ohmi seaduse järgi läbib rikkega kohta ja maandust väikene voolutugevus, mis ei pane liigvoolukaitset rakenduma. Seetõttu on tuleohu ja inimese ohutuse tagamiseks sellisel puhul vältimatu kasutada rikkevoolukaitset, mille tööpõhimõtet me vaatame mõne aja pärast. Ja selline TT-juhistiksüsteem on levinud paljudes Euroopa riikides, näiteks Prantsusmaal, Belgias. NSV Liidus oli ta keelatud, seega vanades
elektripaigaldistes sellist TT-süsteemi ei esine. Uutes elektripaigaldistes pole tänapäeval TT-juhistiksüsteem Eestis küll keelatud, aga seal on oma tingimus. Ta kindlasti vajab rikkevoolu kaitset. Aga vanemates süsteemides sellist ei olnud. TN-süsteem on, TN-juhistik on elektrijaotusvõrgu juhistiksüsteem, seda tavatarbija puhul ei kasutata, kus siis neutraaljuht on maandatud ja neutraaljuht N on kaitsejuhiga PE-ga ühendatud selleks ette nähtud kohas, mida siis tähistatakse kolmetähelise lühendiga PEN. Ja siis on olemas TNC ehk maaneutraal kombineeritud, kaitsejuht on ühendatud neutraaljuhiga. See süsteem oli kasutusel vanades nõukogudeaegsetes elektrisüsteemides ja ka praegu leiab veel seda, näiteks need suured paneelmajad ja ettevõtted. Sellel süsteemil on üks niisugune päris tõsine puudus, kui siin pildi peal näha on, et kui peaks neutraaljuht katkema näiteks, siis kõik elektripaigaldise elektriseadmete metallkestad võivad sattuda või satuvad ohtliku pinge alla. Tänapäeval seda süsteemi uusehitistes kasutada ei tohi. Siin kasutatakse tänapäeval TNCS süsteemi. Ja siis on ka veel DNS-süsteem, on jaotatud süsteem, on suhteliselt kallis, kuna sellel süsteemil, kui me vaatame eelmist poolt, tuleb alajaamast meie tarbijani, siin võib natuke olla ekslik see pilt, 4-sooneline juhe, siis selles nõndanimetatud jaotatud süsteemis tuleb siis ka alajaamast 5-sooneline juhe. Ja seda süsteemi, hea süsteem ja kõik igati kõlbulik, aga üldiselt ei kasutata, kuna tema on kõige kallim elektrijuhistik süsteem. Nii, ja siis on selline tore süsteem, mida tänapäeval Eestis kasutatakse, uued majad ja kõik, mis siin ümber ehitatakse praegu, on DNCS-süsteem, kus siis alajaamast majani tuleb 4-poolusenne kaabel, millel on siis PEN-juhe, kus neutraal- ja kaitsejuht on kokku pandud, aga maja peakilbis on selline suur maanduslatt, mis siin pildi peal ongi näha, kus siis neutraal eraldatakse sinisele ja kolla-rohelisele juhtmele, mida siis maja sees me siis kasutame neutraalina ja kolla-sinise maandusjuhtmel. Nii et veel korraks vaatame seda. Selge see, et ka sellise süsteemi puhul on kindlasti vaja kasutada rikkevoolukaitset. Ja kui isolatsioonirikke tõttu või muul põhjusel tekib kereühendus mingisuguse seadme metallkestaga läbi faasijuhti ja maaga ühendatud kaitsejuhti lühisvool ning maaühendusvool lülitab ka automaatkaitsme välja. Nii et kõik on nagu selles mõttes paika pantud. Siin on just väga tähtis see, et kuidas on see maandusjuht, kus kohta on ta ühendatud. Okei. Nii et teie poolt on see, et juhistiksüsteem on põhimõtteliselt süsteem, millega
alajaamast tuleb või tuuakse elekter majja ja meil kasutatakse DNCS-süsteemi ja laevade peal oli see IT-süsteem, kuigi tänapäeval kasutatakse ka vähe teisi süsteeme, noh, eriti mis reisilaevu puudutab ja nii edasi, et mõnes laevas on ka mitu süsteemi peal, nii et selles mõttes me ei saa seda tänapäeval enam öelda, et 100%, et nii ta on. Nii. Siin on mõned juhistiksüsteemide näited elektriskeemide ja muude peal. Okei, seda läheb liiga keeruliseks. Ja nüüd vaatame sellist asja, mida tänapäeval kasutatakse väga laialdaselt inimeste kaitseks, inimeste loomade kaitseks elektrilöögi vastu ja selleks on rikkevoolukaitse. Ja lisaks sellele automaatkaitsmele, mis niikuinii reageerib lühisele ja ühefaasilisele maale ja nii edasi, kasutatakse rikkevoolukaitset. Ja kuidas on selle kaitse tööpõhimõte? Meil on lühise korral või mingisuguse avarii situatsiooni korral vaja toitepinge välja lülitada murdosa sekundi jooksul. Ja TT juhistiksüsteemides võimaldab seda vaid rikkevoolukaitse lüliti. Ja levinumad rikkevoolukaitse lülitite peaahela nimivoolude rida on siis 16, 25, 40, 63, 80 ja 125 amprit. Aga okei, see on peaahela nimivool. Aga kuidas siis rikkevoolukaitse töötab? Ja selleks on mul ja normaalse isolatsiooni puhul on see rikkevool väike ja ei kujuta tegelikult ohtu ei elektriseadmetele ega inimestele. Aga kuidas siis see rikkevool iseenesest tekib? Ja rikke põhjus võib olla isolatsiooni, see on seal juhtmel peal oleva isolatsioonikihi üldine halvenemine, isolatsioonikivi kohalik halvenemine, kereühendus, mingisuguse korpuse ühendus elektrijuhiga elektriseadmetes, maaühendus liinis ja mis kõige hullem, pingestatud voolujuhi puutumine inimese või ka mingi looma poolt. Ja tööpõhimõte on järgmine ja vaatame seda järgmist slaidi. Siin on kolmefaasiline vool, ilusti on näha, kuidas liin 1, liin 2, liin 3 meile elektrit majja toovad ja rikkevoolukaitse mõõdab sisse tulevaid voolude ja väljuva voolu suhet. Nüüd on see moment, et tal on selline mõõtmisprotsess toimub. Kogu aeg toimub see võrdlemismoment, et nagu Kirchhoffi seaduste põhjalgi, et mingisse punkti suubuvate voolude summa võrdub sealt punktist väljuvate voolude summaga, mis on ka loogiline. Ja siin on siis põhimõtteliselt idee on selles, et kui nüüd peaks tekkima mingisugune leke isolatsioonis või inimene puudutas, järgmine pilt on võib-olla natukene paremini isegi nähtav, siis inimene puudutab otsese puutega elektriseadme pingestatud osa või isolatsioonirikke tõttu pinge alla sattunud osa, läheme tagasi, mida nimetatakse kaudseks puuteks, puute tagajärjel tekib elektrilöök. Noh, võib ju tekitada
südame peatumise, põletushaavu ja muid selliseid asju, aga sel juhul tekib tagasivoolavas ahelas elektrikadu ja sisse tulev vool erineb tagasivoolavast elektrivoolust, mille tulemusena siis see kaitse rakendub. Nii et siin on toodud ka välja, et kuidas see võrdlemine siin iseenesest käib, aga põhimõtteliselt on niisugused rikkevoolukaitse tööskeemid, täpne selline. Siin on jah, võib-olla see pilt on mulle endale meeldib kõige rohkem, et siin siis toimub kogu aeg, et see RCD seade solenoidi poole pealt jälgib pidevalt elektrisüsteemi toitefaaside ja neutraaljuhi kaudu voolava voolu tasakaalu ja normaalses tööolukorras on faasijuhe ja neutraaljuhe kaudu voolav vool võrdne, kuid vastassuunaline ja seda tuleb ka meeles pidada, et ta on siis vastassuunaline ja mingisugust kõrvalekallet ei ole. Ja kui peaks tekkima selline kõrvalekaldumine mingisuguse rikkevoolu tagajärjel, siis tekib siin magnetvoolu või magnetahelas magnetväli, mis siis toimetab põhimõtteliselt kaitse välja lülitamise. Ja rikkevoolukaitsmete tundlikkus on seadistatud reeglina kas 5 milliampri kuni 30 milliampri peale, mis on piisavalt madal, et kaitsta inimest elektrilöögi eest. Ja tavaliselt jah, selle lüliti rakendusaeg ei ületa 20-30 millisekundit ja põhimõtteliselt tavaliselt inimene võib tunda ainult mingisugust kerget sädelust või mingit sellist, et mingi asi hakkas korraks värisema ja lülitab juba rikkevoolukaitsme välja. Nii et see on selles mõttes inimeste kaitsmiseks kasutatakse selliseid rikkevoolukaitsmeid, mille nimirakendusvool on 30 milliamprit ja eriti ohtlikel juhtudel ja keerulistel juhtudel 10 milliamprit. Ja kaitselüliti väljalülitusaeg on väiksem kui 0,0 sekundit. Nii. Ja siis jätame meelde, mis puhul ta kasutatakse ja mis puhul ta reageerib. Põhimõtteliselt on siis faaside ja nulli vahelise, neutraali vahelise lühise puhul ta töötab, siis erinevate faas-faasi vahelise, siin on ka näidatud ja ka nii et siin on veel toodud see välja, et vahelduvvoolul ette nähtud rikkevoolukaitselülit ei rakendu siis, kui alalisvoolu ahelasse tekib, see on nagu paratamatus, et selle jaoks peavad olema eraldi kaitseautomaadid. Ühte asja veel, et teatud tingimustes ei saa rikkevoolukaitset kasutada, tekkida küsimusega, kus siis. Et kindlasti oleks vaja kasutada seal, kus on veepoilerid ja vesi ja elekter lähestikku, et sellist
rikkevoolu ei saaks tekkida, aga tegelikult näiteks üpris tihti on sauna elektrikerised, siis seal võib tihti juhtuda see, et vanemate kerisetüüpidega rikkevoolukaitset kasutada ei saa. Et leeliviskamise hetkel tekivad sellised uitvoolud, mis rikkevoolukaitsme välja lülitavad. Aga kerisega on ka see hea omadus, et kui ta on kuum, siis tema ja vool on sees, siis tema vastu reeglina teda näppima ei minda. Ja sel juhul on inimene sinna ligi ei lähe. Aga see on teatud eritingimused, kus kohas ei saa rikkevoolukaitset kasutada mingite tehnoloogiliste protsesside toime. Ka tehnika poolel on see teinekord niimoodi. Okei, aga kuna meil teemaks oli elektriseadmed elektrotehnika ja elektroonika poole pealt, siis vaatame neid elektriseadmeid ka natukene, milliseid veel on. Et praegu me rääkisime siin kaitseseadmetest, sulavkaitsmetest, automaatkaitsmetest, siis rikkevoolukaitsmed on väga tähtsad asjad ja ilma nendeta ühtegi elektriseadet ei ole. Ja nii, ja siin on üks ilus pilt on klassikaline plastikust elektrikilp, kus sees on siis väikene voolumõõtja. Peakaitselüliti, rikkevoolukaitsmed ja siis eraldi kaitseautomaadid, mis on veel ilma rikkevooluta kaitsmiseks mõeldud. See rikkevoolukaitse on see, millest me just rääkisime, on see pisikene rohelise nupuga, mis jääb siin vasakule poole. Ja all terve rida on siis rikkevoolu kolmefaasilise kaitsmega ühendatud siis klassikalisi ühefaasilisi kaitseautomaate, mida siis saab kasutatakse nii kaitseks otsese lühise puhul või ka ülekoormuse puhul või ka nendega saab ka ahelaid siis välja lülitada. No see on niisugune klassikaline kilp suhteliselt viisaka montaažiga. Nii, aga peale selle kaitseaparaatid on olemas ju veel elektrisüsteemides ka juhtimisaparaadid. Ja üks selline juhtimisaparaatide teema on siis, jaguneb siis nagu 3 suurde ossa, on taimerid ehk aegreleed. Siis on olemas termoreleed ja kõikvõimalikud loogikalülitused ja kontrollerid. Ja vaatame natukene neid lähemalt. Siin on siis välja toodud taimer. Taimer nagu nimigi ütleb, aeg ja siin on 2 taimeri tüüpi, on mehaaniline taimer üleval pool ja natuke allpool on elektrooniline taimer. Suure tõenäosusega on siin küll tegemist suhteliselt vanade oma disaini poole pealt suhteliselt vanade taimeritega, aga siiamaani neid kasutusel, kui mingit asja on vaja sisse lülitada teatud ajalise viivitusega. Kunagi kasutati mehaanilisi taimereid, nüüd on ikkagi reeglina elektroonilised taimerid, mis võimaldavad mingi seadme sisse ja välja lülitada mingisuguse ajavahemiku jooksul. Nii et nii on ta mõeldud. Ja neid muidugi veel, mida siin all on, et see nõndanimetatud programmeeritav taimer on siis kõige klassikalisem, et paned mingisuguse kütteelemendi tööle siis, kui elekter on odav. Aga seal läheb juba asi vähe keerulisemaks, siis peab olema see taimer ühendatud juba mingisuguse vähe targema seadmega ja siis seda juhib juba kontroller. Nii. Siin on veel mõningad näited pildi peal, mismoodi need taimerid võivad välja näha.
ja termorelee. Kus siis seda kasutatakse? Väga sagedasti just elektrimootorite juhtimise või kaitseautomaatide poole pealt on termorelee, mis lülitab elektrimootori või mõne muu seadme välja, kas või kütteelemendi või ka külmkapi. Noh, ka külmkappidel on reeglina peal mootoril selline termorelee, mis siis teatud temperatuuri juures lülitab toite välja. Elektrimasinate puhul on see ka elementaarne, sellepärast et teatud ülekoormuse puhul võib see kuumenemine toimuda väga kiirelt ja kui meil sellist termokaitset ei ole, siis võib juhtuda see, et elektrimasin põleb maha. Selge see, et neid termoreleesid on väga palju erinevaid tüüpe, on bimetallrelee, mis siin üleval on, et kasutatakse sellist bimetallreleed või niisugust kontakti, mis siis teatud aja, teatud temperatuuri puhul see kontakt muudab oma kuju ehk tõmbab kaardu ja tekitab lahutamise või väljalülitamise. Nii et tema on nagu selles mõttes kõige lihtsam mingisuguse temperatuuri juures on ta niimoodi seatud, et näiteks 80 kraadi puhul toimub selle bimetallkontakti lahutamine. Muidugi tänapäeval jälle jõuan sinna välja, kasutatakse parema meelega elektroonilisi termoreleesid, mis siis kasutavad temperatuuri mõõtmiseks temperatuuriandureid, näiteks termistore või erinevaid temperatuuri andurid, mis töötavad pooljuhtsüsteemide peal ja nii edasi ja nii edasi. Ja nende puhul on ka tihti see temperatuur, mis on rakendumistemperatuur, on siis ka reguleeritav. Siin selle väikese karbikese peal, mis siin all on näha, et siin on üks niisugune sinine nupp, et kui me seal paneme temperatuuri paika, siis me saame teda kasutada erinevate temperatuuride puhul, et see väljalülitusmoment toimuks. No siin on veel mõningad variandid, neid on väga palju erinevaid variante, osad paigaldatakse kusagile elektrikilpi, osad on selle seadme juures ja neid on väga palju erinevaid variante, sellepärast et temperatuuripõhine lülitamine või kaitselülitamine toimub väga paljude protsesside juures. Võtame kas või selle sama automaatkaitsme, mida me siin varasemalt korra sai läbi võetud, siis ka tema sees on olemas termorelee, mis reageerib siis temperatuuri tõusule. Ja ta reageerib selles mõttes, et kui seda mähist läbib suurem elektrivool, siis temperatuur tõuseb ja tekitab kontaktide lahutamise. Nii et ka seal kasutatakse termoreleed. Noh, kõik nad vastavad oma standarditele ja selles mõttes on see päris loogiline. Nii, ja nüüd kõige lõbusamad elektriseadmed või juhtimisseadmed on programmeeritavad loogikakontrollerid. Tänapäeva laevadki neid on algusest otsast otsani täis. Kindlasti kõik on dubleeritud, aga kõik töötavad loogikakontrolleritega, milles siis toimub kõigepealt arvutis kirjutatakse selle kontrolleri jaoks programm ja siis see programm söödetakse kontrollerisse ja tema hakkab siis juhtima mingisugust tehnoloogilist protsessi. Selge see, et
kunagi kasutati selliseks, kontroller moodustati releedega ja, ja tihti võis väga lihtsate operatsioonide tegemiseks olla terve toatäis releesid, mis kõik täitsid konkreetseid ülesandeid. Tänapäeval kasutatakse sellist pisikest mikrokiipi, mis siis praktiliselt sama töö ära teeb. Aga natukene vaatame, mida siis see kontroller siis iseenesest ette näeb. Selge see, et nad jaotus on siin päris suur, siin on ilusti näha, et automaatikas kasutatakse siis mehaanilisi lüliteid, kõige klassikalisem mingi surunupplüliti, releelülitid, loogikalülitid ja nii edasi. Ja teine suund on siis programmeeritavad loogikakontrollerid ehk PLC. Need siis jagunevad modulaarselt, kompakt ja nii edasi. Peale selle jaotatakse neid programmeerimiskeelte järgi ja ka seal on see, et tänapäeva kontrolleri tootjad on jõudnud juba õnneks nii kaugele, et me oleme standardiseerimisega, kasutame samu programmeerimiskeeli. Neid me ka mingi hetke pärast korraks niimoodi visuaalselt vaatame. Selge see, et sellises õppeaines nagu elektrotehnika ja elektroonika me võtame ainult sellised, te saate kõike natukene nuusutada, aga pole hullu. Ja mis asi on siis programmeeritav loogikakontroller? Millest tema siis koosneb? Kindlasti on tal olemas toitemoodul, et paljudel puhkudel need programmeeritavad loogikakontrollerid töötavad ka võrgust tuleva klassikalise pingega, siis 380, 220 volti. Reeglina 380 voldise toitepingega kontrollerit ei tehta, pole mõtet. Et 240 volti on küll olemas, siis on kontrolleril lisaks, aga tavaliselt kasutatakse 24 voldise toitega. Laevade puhul võivad need pinged olla vähe teistsugused, lennunduses teistsugused, raudteetranspordis ka vähe teised, aga põhimõtteliselt tuleb sellise madalama pinge peale viia. Miks? Põhjus väga lihtne, ohutuse poole pealt. 24 volti on selline klassikaline tööstuses kasutatav toitepinge. Miks? Väga lihtne. Kui me mäletame see, et inimese kehatakistus oli 1000 ohmi ja kui me tahame teada, et kui suur vool inimest läbib, kui me sealt saame elektrilöögi 24 volti potentsiaalide vahepoole pealt, siis 24 jagatud 1000-ga saame 0,024 volti, mis jääb siis, ampriti jääb siis põhimõtteliselt meile veel ohutuks pingeks. Nii et selles mõttes on see väga vajalik. Lisaks keskjuhtimismoodulile, mis on siis protsessor, kui me võtame arvutit, on siis kontrolleris veel olemas signaalimoodulid, mida siis tähistatakse sisend-väljund moodulid ehk IO, input-output ja digital, mis siis omakorda jagunevad siis digitaalsed sisendid, digitaalsed väljundid ja analoogsisendid ja analoogväljundid. Ja siin on ka see, et neid on veel, see on siis see, mismoodi või millest koosneb siis üks loogikakontroller. Ja siin on ka pilt, kuidas need kontrollerid välja näevad, need pannakse siis kilpi kusagil. Siin järgmise pildi peal on nagu foto peal isegi parem näha. On siis kompaktkontrollerid, see ülemine rida, mis on siis ühes korpuses. Neid väga osasid saab laiendada, osasid ei saa laiendada. Laiendada saab reeglina kõike, mitu kontrollerit pannakse kas või paralleelselt või kõrvuti tööle. Ja moodulkontrollerid, mis koosnevad siis sellistest väikestest moodulitest ja vastavalt meie
tehnoloogilisele protsessile, mida me siin juhtida tahame. Vastavalt sellele siis toimub selle kontrolleri laiendamine ka füüsiliselt. Aga sellest, mis kujutab ennast programmeeritav loogikakontroller, järgmine kord näitan, toon ka mingisugused näidised välja. Ja ühel hetkel siis vaatame ka, ma arvan, et ülejärgmine kord, kui loengus oleme, siis tegeleme ka natukene alalisvoolu ja alalisvoolu elektrotehnika poolega. Kuigi selline üldine paks teooria on kõik ka seal Moodle keskkonnas olemas. Nii et praegusel hetkel ma teid rohkem ei tüüta ja kohtume siis järgmine kord loengus ja vaatame siis neid elektriaparaate veel teisigi, mis meil siin kasutusel on. See on niisugune üldine arusaamine, mis asjad need elektriseadmed sellised on, mille puhul meil on vaja kasutada Ohmi seadust ja Kirchhoffi seadusi ja nii edasi ja nii edasi. Aga täna ma teid rohkem ei tüüta. Nii et kohtume järgmine kord. Nägemist. Nägemist. Head päeva. Head päeva. Nägemist.